Tere, armas kuulaja. Mina olen Triinu ja täna ma räägin sulle hirmudest. Ja just sellest vaatevinklist, sest mul tuli meelde üks lugu. See oli enne, kui ma arvan, et see oli kuskil 37, 38, kui ma olin, siis ma sain aru, et mul on hirmud ja ma tegelesin nendega ja mul oli Luule Viilma raamat oli minu võib-olla sellel ajahetkel kõige kiirem viis, kuidas oma hirmudega toimetada. Aga ma tahtsin sulle jagada seda kohta, et kui ma olingi selles vanuses, ma räägin 37, 38, hakkas mul peasse kasvama hästi suur must laik. Hästi suur must laik. Ja ma olin täiesti nagu segaduses, ma käisin nagu nahaarsti juures. Ja nahaarst ütleski seda, et siin see tähendab seda, et siin tuleb lõigata välja ja siis teil siin juuksed ei ole, siis on teil siin auk. Ma ütlesin, niimoodi või? Ja siis ma sain aru, et mingit auku ma ei taha. Ja ma tegelesin siis igapäevaselt oma põhitööga. Ja siis ma nagu juba teadsin seda kohta, et kui sa universumi käest küsid, siis sa saad vastuseid. Ja ma läksin tol ajal siis ühte teise teraapiasse. Aga vahet pole. Kõik teraapiad, mis tegelevad mustritega, on alati head, sest nad aitavad sul selle mustri ära lahustada. Nii et minu moto on ka täna, et stress ei ole enam moes, sellepärast et inimestel oleks teadlikkus sellest, et me ei peaks elama hirmudes. Et kui meil on ärevus, siis me tegeleme sellega, sest ärevus on alati hirmupõhine. Mida rohkem on inimesel hirme, seda vähem on temas armastust. Aga elu on armastus. Elu on armastus. Nii, ma jäin sinna pooleli. Ehk siis ma leidsin sellel ajal ühe teise teraapia, sest kuna ma ei õppinud ise veel nii sügavuti inimese energeetikat ja inimese mustreid, siis ma läksin sinna teraapiasse. Ja loomulikult ta küsis, et kas suguvõsas veel kellelgi selline täpp on. Ja teate, mul tuli automaatselt meelde oma vanaema, kellel oli täpselt samasugune suur täpp. Ja minu jutu mõte ongi see pool, et kui sina oled täna hirmudes, siis tea, et pooled sinu hirmud pole sinu omad. Need on meie mustrid meie sees. Kui meie esivanemad kartsid elus hakkama saada, kartsid, neil oli see tunne, et ma ei saa hakkama. Ja eriti veel naised, kes siis ootavad oma lapsi, siis tekib, see muster on nii tugev, et see tuleb kohe emalt lapsele üle. Kui mina oma esimest last ootasin, siis tema sai ka selle. Ja teine sai ka selle. Et selles mõttes, et ma ei olnud siis veel seda mustrit lahustanud ära. Et hirm rahaliselt nagu hakkama saada, ehk siis see majanduse hirm oli nii tugevalt sees, et see lihtsalt võimendus nii palju, et ma olin ju väga paljudel kordadel EMO-s. Ja küll mul nagu neerud valutasid ja küll mul selg valutas kogu aeg ja kogu aeg miskit kogu aeg valutas. Nii et hirmud. Ehk siis seesama terapeut tegeles kohe minu hirmuga. Ja see oli suguvõsa hirm. Nii et kui sinu keha hakkab samamoodi mingit märke andma, et mis iganes, ja just seda hirmud, näiteks neerud, kui neerud inimesel ei tööta, siis tal on väga suur hirm õppimise ees. Aga teate, elu on üks õppimine. Ja kui inimene kannab seda koodi hirm õppida, hirm muutuda,
siis tal ongi sellised kehas sellised sümptomid. Aga täna on see pool, et täna ma olen enda mustrit nii palju muutnud ja lahti häkkinud ja samamoodi siis ka depressioonimustreid ja ma ei ole selleks võtnud ühtegi tabletti. Ja minu jaoks on see koht, kus ma täna tean, kui inimene tuleb sessioonile, ma tean, kus ta on. Ma tean, ta on hirmudes. Aga kuidas hirmudega tegeleda? Hirmusid on vaja õppida lahti laskma. Selleks on mul olemas valmis seansid, et sa saad hakata lahti laskma hirme. Sa ei pea nendega ringi kõndima. Sul on võimalik oma hirmud lahti lasta. Nii et sinu elu on sinu enda kätes. Ja tõde on see, et hirm on ainult üks emotsioon, millega inimene ärkab ülesse. Sellepärast, et see ärevus võib olla nii ebameeldiv tunne, et sa tunned, et sa ei taha enam selles elada. Sa lihtsalt tunned, et sa ei taha enam selles elada. Siis sa hakkad väljuma sellest ellujäämise nagu elust. Ja see tähendabki seda, et kui sa väljud sealt, siis see tähendab seda, et sinu sees, sinu süsteemis hakkab tasakaalustuma armastusega. Ehk siis sa avad ennast armastusele, et mida rohkem on armastus sinu sees, seda vähem on hirme sinu sees. Seega tuleb tegeleda just nende mustritega, et saada nendest vabaks. Sest me kanname oma esivanemate mustreid. Kui sul on hirm raha osas, hirm hakkama osas, siis need ei pruugi olla üldse sinu hirmud. Sa kannad neid hirme. Ärevuse ja depressiooni taga on ainult meie suguvõsa mustrid ja muidugi ka meie enda mustrid. Et selles mõttes tuleb nagu mõlemat pidi, vahet ei ole. Oluline on see, et sa teadvustad ja hakkad nendega tegelema. Sa hakkad tegelema, sest sa tunned ära oma kehas. Sul ei ole hea olla. Minul on täna hea olla. Mul on väga palju energiat ja ma olen lahti kodeerinud nii ärevuse, depressiooni, veenilaiendid, neid asju on tegelikult nii palju olnud, mis iganes, alaseljavalud, hambavalud, kõik, mis iganes on, annab keha sulle märku. Ja just selle koha pealt, kus sa ise ennast ei väärtusta. Veel üks teema, mis ma tahtsin jagada, on see pool, et inimesed on täna ilgemalt kärsitud. Ja kui nad ei saa tulemust 1, 2, 3 kuuga, siis inimeste jaoks on see jama, ma ei viitsi rohkem, ma ei taha. Ja ma tahan seda öelda, et see on täiesti vale uskumus. See on täiesti vale uskumus sinu enda sees. See tähendab seda, et mina, kui ma hakkasin sellest kohast välja tulema, sest mul ei olnud ühtegi sellist inimest, kes oleks minu kõrval ja öelnud, Triinu, sul tuleb sellega tegeleda, teisega. Sest ma võtsin endale selle coach'i, kes aitas mul kogu aeg neid lahti häkkida. Ja see oli minu jaoks väga suur jackpot, sest seda tööd oli endaga väga palju alguses teha, sest kui sa ei ole hakanud 40+ oma mustreid muutma, siis on järjest raskemaks läheb. Ja sellepärast ongi, et see, millal sina ärkad, on täpselt õige aeg, sest sa varem ei märganud ennast. Nii et vahet pole, kus sa täna oled, aga hirm on see kiht, mis tahab vabaneda. Ja kui sa tunned, et seda kõike on palju ja see kärsitus tuleb sisse, siis ma lihtsalt ütlen seda, et endaga töö annab sulle selle võimaluse täna, kus mina täna olen. Kui ma ei oleks endaga tööd teinud, ma ei saaks sulle rääkida siin seda tõde, millised mustrid sinu sees jooksevad. Nii et sellepärast võta seda olukorda, kui sa oled ärganud, võta seda kui kingitust. Et sa tahad jõuda tõeni, sa tahad olla mina ise, sa tahad särada maailmas, sa tahad jagada valgust ja armastust edasi, siis on see töö endaga ülivajalik. Sest kui sa ei
valid tabletid, siis sa pead lihtsalt teadvustama seda, et sa ei tohi endaga tööd ära jätta, kui sa valid ka selle tee. Sellepärast, et siis sa saad lihtsalt aru, siis sa saad mingi aeg nendest tablettidest vabaneda. Sest see ei ole okei, et sa tarvitad neid terve eluaeg. Mina võin täna öelda, et ma olen ennast ära tervendanud ja mul ei läinud vaja neid. Ja see tähendab ka seda, et seal on vaja ainult teada mustreid, mis sinu sees jooksevad. Ja, ja kärsituse teema on siis see koht, mis ma tahan öelda, et kes on sinu suguvõsas olnud väga kärsitu inimene, siis märka seda. Ja lase ka sellest energiast lahti, sellepärast et lahti laskmine on see, mida sa hakkad õppima ja mis annab sulle uue võimaluse olla päriselt sina ise, sest sina ise ju ei ole kärsitu. Sinu enda sees ei ole ju seda kohta, et ma ei oska elada. Kui sa oled ühenduses iseendaga, sa oled omal kohal, siis hing teab täpselt, kuidas elada, mida teha. Tal ei ole küsimus, tal ei teki küsimus, et ma ei oska, ma ei saa. Ta teab seda. Ja mina tean samamoodi. Ma tean oma väärtust, ma tean, kes ma olen ja ma jagan inimestele teadmisi, et ka teised saaksid tulla ära oma armastusse ja oma valgusesse ja hakata särama täielikult suurel määral. Nii et tea, mis on kõik võimalik. Mina olen Triinu ja olen siis täna, kes aitab inimestel lahti häkkida neid mustreid, mis viivad neid kannatusse. Et inimene saaks olla maa peal mina ise ja tunda rõõmu olemisest, elamisest, andmisest, vastuvõtmisest. Aga mõnusat päeva. Tšauka.